Sa arvad, et Snapchat on üliturvaline koht, aga võõrad saavad teada, kus sa oled. Snapchat on olnud meiega aastaid, aga mulle tundub, et inimesed ikka ei saa aru, kui veider koht see on. Selgita, mis asi on Snapchat inimesele, kes ei ole mitte kunagi Snapchati kasutanud? Ma arvan, et see on niisugune noorem versioon Messengerist. Konkreetselt elab seal, jah. Vahel, kui näiteks vaatan ta telefoni või ta tuleb, näitab mulle telefonist midagi, siis neid Snapchat notification'id muudkui tuleb ja tuleb ja tuleb ja tuleb. Palju sul screen time on nädalas Snapis? Kas sa julged seda vaadata? Ma võin vaadata. Ma vaatan ka ja võrdleme. 1 tund 56. Oh my! Niisugune asi nagu Snap Map on ka. Kui sa paneksid selle kõikidele, siis võib-olla nagu mõned suvakad, keda sa ei tunne, saavad sind jälgida, kus sa oled. Kes veel ei tea, mis on Snap Map, siis tegu on kaardiga, mis näitab, kus kõik su sõbrad parasjagu reaalajas viibivad. Komistasin ühe väga turvalise trendi otsa, kus on lahe näidata, kui palju inimesi sul Snap Mapi peal on. Asi algab siis nii, et sina oled oma mapi peal ja sa zoomid välja ja siis seal on hästi palju võõraid inimesi. Ja mida rohkem, seda uhkem. Ma ei ole tegi selle kõrval. Hallo? Tahame teada, kui paljud lasevad suvalistel inimestel oma asukohta jälgida. Kas te olete esiteks alaealised? Kas te olete alaealised? Kas sa tead, mis on Snapchat? Mul on. Kasutad seda? Mis sa teed seal? Kirjutan sõbradega. Kas sa oma lokatsiooni jagad? Võib-olla. Jagad? Kõikidega? Jah. Hästi kiiresti selgub tänaval, et Snapchati kasutavad enamasti alla 20-aastased ehk inimesed, kes ei ole liiga palju oma elus veel turvaaukudega kokku puutunud. Nad veedavad nagu päeva koolis ja siis tulevad koju ja siis elavad seal Snapis nagu edasi. Me õpime ja mängime näiteks Robloxi või midagi sellist. No, mina olen seda kontrollinud, et tal oleks privaatne konto. Minu jaoks kõige skeerim on see, et seal saab lokatsiooni jagada. Kas teil on lokatsioon sees? Jah, on küll. Kas te olete vaadanud kellele? Ainult mõnedele sõpradele olen pannud sisse. Mul on samamoodi. Nii et on üle kontrollitud, et on ikka sõpradele ainult? Ja. Aga nagu alguses see oli kõigele? Jah, alguses, aga mitte aasta tagasi. Aga kas sul on olnud ka niimoodi, et sa ei ole valinud ja on kõigega läinud? Kunagi on vist olnud, jah. Kui sa olid alaealine? Jaa. Seda ma olen talle rääkinud, et sa ei võta võõreid vastu. Salajaga testisime, millest ma pärast talle rääkisin, et me testisime sind, kiitsin teda, ta ei võtnud võõreid vastu. Sina tegid kasutaja ja saatsid ühel sõbral lasin teha ja oli tubli. Minu meelest mõned on äädinud, keda ma ei tunne, aga nad ei ole tundunud siuksed veidrad, nad on ikkagi tundunud nagu lapsed, aga ma pole neid vastu ikka võtnud. Aga miks see on ohtlik, kui teised inimesed näevad, kus sa asud? Ja ma saan vaadata, kus kõik mu semud on. See on veider ju. See on tõesti. Ega kõike niikuinii kontrollida ei saa iga sotsiaalmeedia asjaga, et kes sind jälgib ja kellega sa suhtled, aga kindlasti see lokatsiooni asi on tõesti nagu huvitav kontseptsioon, mida mujal ei ole ja tundub veidi nagu ebavajalik. Võib-olla paljud ei teagi, kui väga see nende privaatsust rikub. Ja kas sa käid lõbuks vaatamas ka, kus kes on? Vahepeal, kui me näiteks öövime kellegi juures, siis me vaatame, et kus nad praegu on. Kas te ise ka vaatate, kus teised on? Jah, aeg-ajalt ikka. Äkki lapsevanemad ei tea, mis nende lapsed teevad üldse? Jaa, ma arvan, et see võibki olla üks kõige suuremaid probleeme. Pane euro sisse ja helista välja. Vali superkõnekaart ja naudi vabadust lepingute keskel. Snapchati kasutab iga päev 750 miljonit inimest üle maailma, millest üle 50% on 15–25-aastased. Tuletan meelde, et Snapchat ei küsi dokki, ehk nende 15-aastaste seas on peidetud ka kõik 10-aastased. Kas sa oled saanud kunagi ebaviisakaid pilte või sõnumeid Snapchatis? Jah. Kas need olid tuttavad või need olid sealt Quick-Adist? Ei, sealt Quick-Adist. Quick-Ad on põhimõtteliselt nagu kontaktiraamat, mis soovitab sulle inimesi, keda sa võiksid lisada. Kas sa oled saanud räpaseid pilte või sõnumeid Snapchatis? Jaa, mingil määral ikka, jah. Mis sa tegid nende piltidega?
üldiselt lihtsalt blokkisin need inimesed ära, eks ikka. ja te olete lihtsalt vastu võtnud võõraid? Aga siis pärast on blokk või remove ära ja siis on korras. Kõige suurem oht see, et keegi pahatahtlik, üldjuhul meesterahvas oskab manipuleerida ja ta võib panna lapse või siis isegi noore väga halba olukorda. Ma arvan, et Snapchat tekitab sellise võlts turvatunde, et sa oled anonüümne, sinust ei teata midagi, sa võid seal teha, mis tahad ja karistust ei järgne. Täiskasvanud ei tea sellest aga midagi. Ei ole huvitatud. Ma ise ei ole tõsi küll väga hästi kursis sellega. I don't know, I have no idea. Nad suhtlevad sõpradega, ma tean, mul lapsed suhtlevad sõpradega seal ainult. Noored, kontrollige üle enda Snapchati seadetest, kas teil on lokatsioon sees ja kellele. Et selleks mitte olla nõme lapsevanem, siis kõige parem lahendus minu arvates on ennetamine. Räägi lapsega sellest, teadvusta talle, räägi nendest ohtudest. Vaadake koos äpi õigused üle, kas Snapchatil peab olema just lokatsioon sisse lülitatud. No, ei pea olema. Seda kõike saab reguleerida, aga Snap ei tee seda automaatselt. Okei, tore, muutsite ära enda seaded, et võõrad ei näeks. Lõppkokkuvõtteks, kui sa ikkagi tahad kasutada Snapchati, siis ole vähemalt kindel, et need inimesed, kes sul seal on päriselt su sõbrad, et sa ei jaga oma locationit terve maailmaga ja sa ei võta täiesti võõraid inimesi kõik käedest vastu. Ja siis tegelikult peaks olema okei.